online keskkonda üles, sest mitmed inimesed on küsinud, et kas nad saaksid seda hiljem järgi vaadata. Et siis saavad küll. Nii, salvestamine on käima läinud ja lähme siis ka selle koolitusega liikvele. Et panin ajaks 30 minutit ja ma usun, et saame selle 30 minutiga kõik kenasti läbi käidud. Ja kui vahepeal mingeid küsimusi tekib, siis lihtsalt ma jätan sinna lõppu väikese aja küsimusteks vastusteks, et siis saate seal oma mikrofoni siis hääle peale panna ja küsida siis kõigi ka kogu auditooriumi ees nii-öelda, sest võib-olla teie küsimus on ka teistele oluline. Nõnda. Ma lähengi liikvele sellega, et ma jagan kõigepealt oma ekraani või tähendab kaks sammu tagasi. Ehk siis ma eeldan, et enamik teist siin on Expedition Estoniale minejad, aga kui te ka ei ole, siis kindlasti leiate siit palju praktilisi nõuandeid, kuidas moodi planeerida rada Plotaruudis ja kuidas moodi seda planeeritud rada pärast kella panna, Garmini kella sisse, ja kuidas moodi siis selle kella abil rajal liikuda ja milliseid väljasid seal kella peal kasutada. Niisiis alustamegi tegelikult sellest Plotaruudist, sest see on see kõige olulisem komponent siin täna. Expedition Estonia raja punktid on kantud Plotaruudi kaardile ja ma võtan selle siit korra view moodist lahti. See on see, mille osas on teil kõikidel link olemas, mille teil kõikidel on ligipääs olemas. Siin on kõik Expedition Estonia punktid sees ja nad on ühendatud omavahel sirgjoonega. Nüüd, loomulikult te ei liigu mööda sirgjoont, vaid te tahaksite teha selle siis mööda teid, täpselt sellisena, nagu teie peate vajalikuks siis liikuda seal. Ja ma tegin sellest samast rajast endale koopia, nii et ma võtan ühe teise, avan teise faili, aga tegelikult see on täpselt sama rada. Lihtsalt selleks, et kui ma kogemata mingeid muudatusi teen, et siis need ei salvestuks sinna tagasi. Nüüd Plotaruudis eeldame, et teil on nüüd see rada siin ees ja kui te olete selles edit moodis, mis tähendab seda, et te saate rada muuta ja saate oma seda rada planeerida, siis kiire rullikuga on siin väga lihtne sisse välja zoomida. Et praegu ma kiire rulliku abil zoomin sisse. See on kõige mugavam meetod. Ja nüüd, nüüd ma pean iga punkti vahelise raja pean ma ise seisvalt planeerima. Et see on hästi oluline moment, et need punktid jäävad paika ja ma pean seda punktide vahelist rada planeerima. Ja ma pean iga punkti vahelist rada nagu ise seisvalt planeerima. Ja ma näitan, kuidas moodi see käib. Siin vasakul pool on selline suur üle terve ekraani, siin on hulk menüüsid. Me kasutame siit ainult mingi ühte või kahte. Nii et me kasutame peamiselt seda menüüd, mis on Replot section. Nüüd, kui ma vajutan selle Replot sectioni peale, siis ja lähen uuesti nüüd tagasi selle raja peale, siis see Replot section teeb seda, et ma saan märkida rajal vahemikku, et millist vahemikku ma tahan planeerida. Et kui praegu on meil tegemist sirgjoonega, siis ma märgin ära selle ühe sirgjoone, et vot seda sirgjoone vahemikku ma tahan planeerida ja sinna tahan mingi sinka-vonka endale joonistada. Nii, nüüd selleks ma peangi nüüd siis märkima selle sirgjoone alguspunkti, millest alates ma hakkan seda
muutma, teen siia punkti, esimese punkti järele, teen siia raja peale klõpsu, tekib siuke roheline mumm. See roheline mumm tähistab seda, et see on siis alguspunkt, millest alates ma hakkan oma seda sirglõiku ümber planeerima ja selle sirglõigu lõpp on selle teise punkti juures. Nii et panen siia klõpsu. Tekkis punane, selline väike ringikene. Ja nüüd seda vahet saan ma nüüd siis planeerida ja nüüd siin üleval planeerimisvahenditest. Siin on põhiliselt tuleks siis kasutada seda autoplotti kas siis off'is või on foot ehk siis jalgsi käies või siis off, mis tähendab, et ta on siis sirgjooneliselt nagu ruuditud. Et kui ma võtan selle on foot ja nüüd see algus on mul siin ja kui ma vajutan kuskile, lähen kas või selle teise punkti juurde ja vajutan kuskile siia, see on Jänese matkarada siin Emajõe ääres, vajutan siin Jänese matkaraja peale, siis tekib mulle, siis ta ise automaatselt joonistab mulle sinna mööda seda Jänese matkarada selle tee, peaaegu sinna teise punktini välja. Kui ma olen sellega rahul, et see 2 punkti vahe on mööda sellist teed planeeritud, siis ma vajutan lihtsalt sinna üles paremale nurka, confirm. Nii. Ja nüüd põhimõtteliselt ongi mul tegelikult see esimese 2 punkti vahe planeeritud. Et see liigub siis siin mööda seda Emajõe kaldaäärt, mööda seda Jänese matkarada. Kui aga ma arvan, et see Jänese matkarada näiteks ma tahaksin mööda suuri teid liikuda sinna hoopiski, siis teeme teistmoodi. Ma võtan praegu undo ja see undo teeb siis seda, et mul on jälle siin see sirgjoon. Pean võtma uuesti replot section, ära märkima, et ma tahan nüüd seda sirgjoone vahemikku muuta. Märgin siia alguspunkti, millest alates ma tahan hakata muutma ja siia teise punkti juurde märgin lõpp-punkti, et kuhu maani ma tahan muuta. Ja nüüd näiteks ma arvan, et ma tahan siit mööda seda kollast Jakobi tänavat rattaga sõita. Siis ma vajutan lihtsalt kuskile siia kollase tänava peale ja ta tõmbub mulle sinna sellise joone mööda seda teed. Teen siia järgmise punkti, kiirega lihtsalt vajutan klõpsti sinna tee peale ja kohe joonistatakse mulle sinna see rada. Nii. Okei, ma praegu tulin juba sellest punktist natsa mööda. Vajutame undo, paneme näiteks selle punkti siia ja siis paneme sinna lõpp ikkagi väike natuke mööda Jänese matkarada ja nüüd joonistatakse mulle tee siin peaaegu sinna punktini välja. Vajutan confirm ja nüüd on see 2 punkti vahe mul joonistatud mööda sellist suurt teed. Enam ei lähe mööda Jänese matkarada. Et see võib-olla on näiteks parem ja kiirem variant liikumiseks. Ja sellisel viisil tuleb tegelikult kõik need punktivahed ükshaaval planeerida, ükshaaval muuta. Et mingit sellist asja, et ma näiteks, kogemata vajutasin, mingit sellist asja, et ma näiteks teeksin, ma võtan korra uuesti undo. Ja näiteks, kui te mõtlete, et te jätate selle ühe punkti vahele, võtame uuesti replot section, märgime alguspunkti siia ja
ja märgime näiteks teise punkti, et kuhu maani ma tahan planeerida hoopis sinna kolmanda punkti juurde. Ja kui ma nüüd vajutan hiirega sinna kolmanda punkti juurde, siis planeeritakse see rada mul sealt stardist kuni sinna kolmanda punktini. Ja kui ma nüüd vajutan confirm, näete, see teine punkt on siin vahepeal. Kui ma nüüd vajutan confirm, siis teine punkt kadus lihtsalt ära. Nii et sellepärast ei saa teha seda planeerimist nagu üle niimoodi punktide, vaid seda saab teha ainult 2 punkti vahelisel alal, sest muidu need punktid lihtsalt kaovad ära teil vahepeal. Ja siis seda me tegelikult ei taha. Me tahame, et oleks ilusti punktist punkti planeeritud. Võtsin jälle undo ja siis muutus kõik kenasti tagasi. Nii, teeme korra siin teisest kolmandasse punkti. Ja nüüd, kui ma siin valin selle replot section ja kui ma märgin selle punkti, et millisest kohast alates ma tahan hakata seda rada muutma, siis ma pean panema selle natukene sellest punktist edasi, millest alates ma muudan. Sellepärast, et muidu see punkt kaob jälle ära siit kaardilt. Need punktid on ühed sellised olulised asjad, et neid me ei saa nagu üle planeerida. Need peavad jääma paika. Nii, panen sinna, lähme siia Emajõe äärde ja panen sinna teise punkti. Nüüd ma sisuliselt planeerin siit selle teise ja kolmanda punkti vahet. Vaatame, mis ta mulle automaatse planeeringuga pakub. Vajutan lihtsalt hiirega sinna punkti juurde. Aha, pakub sellise raja. Ma arvan, et see on täitsa okei rada ja kui see mulle sobib, siis ütlengi confirm ja siis ongi mul tegelikult siit teisest punktist mööda teed olemas rada sinna Emajõe äärde. See teeb mingi väikse imeliku nõksu siin, aga ma arvan, see sellist õiget orienteerujat see ei sega. Kui siit Emajõest üle ujuda, parvetada, kuidas iganes keegi on sealt plaaninud minna. Päris hea õppevideo oli selle kohta, et kuidas moodi sealt kummimadratsi ja jalgrattaga koos üle saab ujutud. Et siin ma arvan, ei ole tarvis midagi väga planeerida. Et siin on selge, te lähete üle selle jõe, kuskilt siit mööda kallast, jälle üle jõe saate sinna kontrollpunkti ja siis jõuate sinna, mis punkt see siin iganes on. Oih, kus need kadus. Et see on, mis ta nii teeb? T-punkt, raja, algus, põhimõtteliselt see on see. Et kui jõuate sinna T-punkti, et sealt alates hakkate jälle planeerima. Nii et selline käsitöö on tegelikult see raja planeerimine ja iga punkti vahe tuleb iseseisvalt planeerida. Ja nüüd, kui te vaatate, et siin vahepeal näiteks teid ei ole, te võite igal pool lasta seda automaatset planeeringut teha. Võtame siit replot section, paneme jälle siia punkti juurde alguse, vaatame seda punkti, paneme siia lõpu ja nüüd kui, need on siin mingid sihid, et vajutame sinna sihi peale, vaatame, kust see joon tõmmati, mööda mingit sellist teed ja lõpus mööda sihti. Kui te tahate, et see joon ilusti sinna punkti jõuaks, siis tuleb muuta ära see autoplot, tuleb offi peale panna. Sest kui ta on foot peal, siis ta planeerib seda rada ainult mööda teid. Kui ta on offi peal, siis ma saan ka seda sirgjooneliselt planeerida. Niimoodi, suvaliselt läbi metsa.
Aga sellist krõnksu te nagunii ei taha kõndida, see oleks tobe. Võtan praegu siit undo ja panen selle automaatse planeeringuga. Panen selle raja näiteks umbes sellesse punkti. Nüüd muudan ära selle autoploti off'i peale sealt ülevalt ja tõmban sirgjoone sinna punkti juurde. Ja nüüd vajutan confirm. Okei, mingi väike sapp tuli sisse, aga ma arvan, et see paarimeetrine asi jälle kedagi ei sega. Kes tahab, võib selle palju täpsemaks ajada. Nii et sellisel viisil tulebki neid punktide vahesid siis planeerida. Teeme näitena ühe veel. Nii, replot section. A. Algus, kust alates hakkan planeerima. Nii, lähen selle teise punkti juurde. Panen sinna punkti, et sinnani planeerin. Ja nüüd lihtsalt, kuna eks ole, siit tuleb tee, vajutan lihtsalt siia, praegu vajutasin hiirega sinna peale, aga vaadake, mul oli see autoplot jäänud off'i peale, et ta tõmbas mul siia sirgjoone. Seda ma ei taha, ütlen undo ja panen selle autoploti on foot peale, ehk siis jalgsi. Miks just jalgsi? Isegi kui te rattaga sõidate, siis valige see on foot, sellepärast, et siis võetakse arvesse ka väiksemad teed. Et kui te valite siit by bike, siis üritatakse teid ainult mööda suuri teid edasi ruutida. Nii, vajutame sinna. Okei, vaatame visuaalselt üle. Okei, pakub, et siit. Kui me oleme sellega rahul, siis jällegi ütleme confirm ja ongi meil ka see planeeritud. Näete, siit punktist alates ta tõmbas meilt siia sihi peale ja siin siis mööda tihti väikest mingist ojast või jõest üle ja jõuab kenasti siia punktini välja. Nii et niimoodi käib siis tegelikult see punktide vaheline raja planeerimine. Nõnda, kui see planeerimine on tehtud, siis me peaksime selle endale ära salvestama ja siis valime siit save. Nii, mina jätan selle Expedition Estonia koolitus. See on mul private root'ina märgitud, teie seda ei näe. Aga ma siis salvestan ta siia enda library'sse ära. Save. Ja nüüd pärast salvestamist ma saan selle raja avada nii-öelda vaatamise moodis, ehk siis mitte muutmise moodis. Et oletame, et mul on see rada nüüd kõik siin valmis planeeritud sellisel viisil. Nüüd ma pean selle raja endale alla laadima. Alla laadimiseks siis ongi siin see download nupp. Valin download. Siin üleval nendes valikutes tuleks määrata, et on GPS file type ja format fit. Et need on nagu olulised asjad, mida siis märkida. Ülejäänud need sätted võivad siin jääda ka vaikimisi. Nii, ütlen download this root. Nõnda. Laeti mul see fit fail alla. Nüüd ta on mul siin kuskil Windows Exploreris. Ja nüüd kuidas moodi see fail siis kella saada ja kuidas siis edasi toimetada. Ma nüüd ühendan, seda ta praegu ei näe, aga ma ühendan oma kella siis juhtmega. Just nimelt, see on oluline, et ühendada kell juhtmega ja arvutiga. Nii, ühendasin ta ära.
nüüd kohe peaks tulema siis, no nii, tuli ette see Garmini kellasisu. Vajutan siis siia esimese kataloogi peale ja siis siin on selline kataloog nagu Garmin. Vajutan selle peale. Nüüd tuleb terve suur hulk katalooge teile ette. Kõik, mis on seal Garmini kella kõhus. Siin on teie jaoks ainult üks oluline kataloog ja selle nimi on New Files. Nüüd võtate selle New Files kataloogi lahti, see on tühi. Ja nüüd on meil siin see Expedition Estonia koolitus Fit file. Võtan lihtsalt selle faili, lohistan sinna Garmin New Files kataloogi. Nüüd on see rada mul seal Garmini kellas. Nüüd ma tegelikult ühendan siia, võtan siit praegu lõpeta esitus ja ma panen ühe teise kaamera. Nii. Oota. Audio. Siit. Nõnda. Ma usun, et nüüd on näha see kaamera pilt teisest kaamerast. Nii, mul on üks abiline siin. Abiline, hoia palun. Ja nüüd paneme see kella hoia siinpool. Seepärast, et siis näed, kell on siin niimoodi, et kell paistab. Nüüd ma ühendan kella lahti siit arvuti küljest. Ja siis on kohe mõne hetke pärast näha, et mismoodi see asi kella peal välja näeb. Nii, nüüd kella peal siis vajutan start ja panen siin näiteks trail run, valin selleks aktiviteediks, panen trail run'i käima. Nii tuleb selline ekraan ette. Nüüd, ta on nagu stardiootel nüüd. Nüüd vajutan seda vasakpoolset keskmist nuppu, mitte pikalt, aga niimoodi korraks. Siis tuleb ette valik, siin courses, back to start, power mode, training, navigation. Võib-olla on niimoodi, et kuna mina olen seda courses'it kasutanud ennem, siis see on mul kohe esimese valikuna. Teil ei pruugi olla see esimese valikuna seal kellas. Siis te leiate siit sellise valiku nagu navigation. Võtate navigation, lähete sinna sisse, siis siin edasi tulevadki valikud points of interest, around me, back to start, courses. Ja teie jaoks on oluline see courses. Valime selle courses ja siin all, siia tekivad siis kõik need rajad, mis te olete oma kella pannud. Nii, ja siin ongi Expedition Estonia koolitus. See on see, mille ma siin New Files kataloogi laadisin. Nii, paneme selle käima. Ja siis kohe järgmine valik ongi do course. Eesti keeles on selle nimi koosta teekond. Nii, do course või koosta teekond. Ja siis tulebki see pilt, kaardipilt tuleb siis teil ette ja siis tegelikult siia kaardi peale, kui te olete seal stardi lähedal, praegu mina olen päris kaugel stardist, siis nagu siin all näitab, et ma olen siin 1800 kilomeetri kaugusel Tartust, nii et ta ei saagi seda joont siin praegu näidata. Et kui te olete stardi lähedal, siis te kohe näete, kuidas moodi see joon hakkab siis sealt teie juurest liikuma. Nüüd, mis on hea mõte, millist kaardivaadet või milliseid numbreid või välju on hea mõte veel kasutada? Et hea mõte on, ma panin ta praegu käima endal lihtsalt. Nii, hea mõte on kasutada näiteks seda,
et kui palju teil on järele jäänud distantsi, palju teil on tarvis veel läbida. Siin on näiteks distance remaining. Siis siin on mul keskel selline info nagu next waypoint. Praegu on selle nimi siin start here, aga kui te olete rajal, siis pärast starti te näete siin näiteks KP1 või KP2 ja siis ka selle kontrollpunkti nimetust. See on nagu super oluline asi. Ja siis siin alumine väli on distance to next. See distance to next tähistab seda, et mitu meetrit, kilomeetrit on selle järgmise punktini. Näiteks oletame, et olete KP1 läbinud ja nüüd hakkate KP2 liikuma, siis siin keskel näitab teile, et järgmine punkt on KP2 ja all näitab teile seda, et kui palju sinna KP2 maad on. Et see on niisugune päris kasulik asi. Ja siis, kui te kaardi vaates navigeerite, kui te tahate enda akut säästa ja see Expedition Estonia võib võtta päris jupp aega ja seal võib teil tekkida see vajadus, et te tahate akut säästa, tahate, et teie aku kestaks kauem ja võib-olla ei taha seda kella seal laadida vahepeal, tahaksite ilma laadimata hakkama saada, siis kui te liigute, kui teil on ette teada, et te liigute pikalt mööda teed, siis ärge kasutage kaardivaadet. Sellepärast, et kaardivaade kulutab kõige rohkem akut. Et lülitage siit kaardivaatest lihtsalt üks nupuvajutus üles või üks nupuvajutus alla mingisuguse numbrilise vaate peale, siis see kulutab oluliselt vähem akut. Vahe on ikka kordades. Et kui te vaatate kella pealt numbreid, siis aku kestab palju kauem versus see, kui te vaatate, kui teil on kogu aeg kaart ees. Et miks kaardi kasutamine kulutab palju akut? Sellepärast, et kogu aeg, kui te liigute, kell peab arvutama siin kõik need pikslid, mis siin kaardi peal on. Ta peab kõik need pikslid kogu aeg ümber arvutama ja nihutama ja liigutama, nii et see on see protsessori võimsuse kogu see värk, mille peale see aku tegelikult läheb. Nii et sellepärast see kaardivaade võtab rohkem akut, täitsa loogiline. Nii et siis vajutate ühe võrra üles näiteks mingi numbri vaate peale. Oletame näiteks võitegi endale sättida niimoodi, et see numbri vaade on seal siis see, et te näete seal, et mis on teie next waypoint, palju sinna maad on ja palju näiteks raja lõpuni on maad. Nõnda. Teate mis? Meil on nii, aitäh, abiline. Aitäh, abiline. Ma panen selle siit seisma. Nii. Nõnda. Me olemegi saanud kenasti pool tundi täis. Ma lubasin jätta lõppu natukene aega küsimusteks-vastusteks. Kas on kellelgi tekkinud küsimusi? Ma proovin vastata. Mina küll esitan kohe ühe kõige lollima küsimuse, et kuidas sa selle kaardi sinna sellesse, mis iganes keskkonda said? Kas kella või? Ei, sellest... Plotaruuti? Jah, plotaruuti. Et kuidas ma need punktid sinna sain või? Kuidas sa kogu selle kupatuse sinna said, seda algne samm? Ahah. Ma jagan korra veel oma ekraani. See plotaruut, et võtan selle nii. Siin on selline link, ma panen selle lingi ka siia chatti. Nii. Nõnda. Nüüd, kui
kui sa vajutad selle lingi peale, siis sa saadki kohe täpselt selle pildi ette, mida ma näitasin. Kõik need punktid, mis on sirgjoonega ühendatud. Thanks. Just. Ja nüüd, kui sa hakkad seda muutma ja kui sa hakkad seda salvestama, siis ta salvestamise hetkel ütleb, et okei, sul ei ole seda õigust salvestada, sellepärast ja siis ta ütlebki, et logi sisse oma kontoga ja salvesta enda konto alla. No võt ja siis salvestadki enda konto alla. Konto tegemine seal Plotaroodis, see on tasuta, nii et seal ei ole mingit küsimust. See kõik, mis ma näitasin, see on kõik tasuta, seal tasuta saab teha. Et see ei ole mingi tasuline asi. Ja veel selline küsimus, et kas mõistlik oleks rada teha ühe failina või jupitada, et kas ühe failina läheb äkki liiga suureks ja kell ei saa hakkama sellega? Saab hakkama. Saab väga kenasti hakkama. Et seal on, kui seal on mitu faili, siis võib muutuda nagu keeruliseks see, et okei, sa pead iga mingisuguse, ma ei tea, mis siis iga 10 tunni tagant näiteks seal või iga 5 tunni tagant seal siis mingit uut faili käivitama, et see on päris tüütu. Et kellad saavad väga kenasti, see rajapikkus, mis tuleb Expeditionil Estonialt, sellega saavad kõik kellad kenasti hakkama. Ma küsin siis veel, et mis asjad seal veel kellas oleks mõistlik välja lülitada, et see kestaks ära? Et kell kestaks kauem, on ju. Et nüüd on see, et kui te näiteks ei pane endale pulsivööd peale, siis lülitage kellas kõik need andurite osas, et vaadake oma need andurid üle, lülitage andurid välja, punkt 1, siis punkt 2, lülitage Bluetooth välja. Noh, näiteks kui ta on teil vaikimisi sees, et seal kella telefoniga süngib ja kui teie kellal on näiteks Wi-Fi sees, siis lülitage Wi-Fi ka välja. Sest minul isiklikult need on näiteks vaikimisi sees, et kui ma trennist tulen, siis ta kohe süngib mul mu trenni asjad ära. Aga kui minna niimoodi sellisele võistlusele, siis pole ju vaja, seal võistluse keskel ei süngi mitte midagi. Lülitage need Bluetooth ja Wi-Fi välja. Kui teil on see küsimus näiteks, et okei, ma pulsivööd ei pane, aga mu kell mõõdab randme pealt pulssi. Et kui kell mõõdab randme pealt pulssi, siis te mõtlete, et okei, ma pulsivööd ei pane, aga las ta mõõdab randme pealt. Siis ma ütlen teile seda, et kui te tahate pulssi, siis pigem pange pulsivöö. Pulsivöö võtab vähem patareid kui randme pealt mõõtmine. Kui te üldse ei taha pulssi, siis lülitage ka see randme pealt mõõtmine välja. Sellepärast, et see randme pealt mõõtmine, tal on siin taga need LED-id ja asjad, mis seda randme pealt seda pulssi mõõdavad ja need võtavad patareid ikka, need võtavad ka patareid. Et pulsivööga pulsi mõõtmine võtab vähem patareid. Need on sellised, ma ütleks, et suuremad asjad, mida võiks teha, et aku kauem kestaks. Kõige tähtsam asi. Farmini Eestist saate praegu koodiga Leivo S saate 13% soodustuse. Nii. Kood Leivo kisin siia. Ehk siis täna ma just rääkisin nendega ja tegin sellise ettepaneku, küsisin, et kas võiks niimoodi teha ja nad olid lahkelt nõus vastu tulema, ütlesid, et selle koodiga ja saab sealt 13% saab alla. Nii et kui kellelgi on vaja uut kella või uut GPS-i, siis võtt poodi.
veel mingeid küsimusi, mõtteid sellega seoses? Et kui praegu rohkem küsimusi ei tule, siis igatahes suured tänud kõigile. Natukene läksime ajast üle, aga ma arvan, et pole midagi. Et usutavasti saime kõik kenasti oma asjad paika. Et ma nüüd ei teagi, et kas ma vaatasin seda rada, kuhu te lähete, et see on nagu super kihvid kohad. Et ma olen praktiliselt kõik need kohad Eestis seal läbi käinud ja see on väga ilusad kohad, kuhu te satute. Et ma ei teagi, et mul on siin taustal nagu Mont Blanc ja Chamonix, et ma ei teagi nüüd, kumb see parem on, et kas ma peaksin siit nagu expeditioni ajaks tagasi tulema või jään ma veel siia mõneks ajaks. Aga igatahes soovin teile kõikidele head planeerimist edu rajal. Ma arvan, et see saab olema üks väga vinge seiklus teil kõikidel. Eriti selle uue elemendiga, mille Silver sisse tõi, et saate päris seiklusvõistluse kombel kummimadratsi ja jalgrattaga üle jõe ujuda. Nii et saab näha. Väga kihvt. Aitäh teile kõigile ja kena päeva jätku!